Kuivõrd restoranides söömine on hetkel raskendatud ja kodus toidu valmistamine ei paku enam pinget, oleme otsustanud tulla metsa ja valmistada kauboistiilis tõeliselt maitsvat toitu. Ja sellel gurmee reisil oleme endale teejuhiks võtnud Ants Uustalu, kes siis Raplamaa metsades valmistab meile tõeliselt keele alla viiva roa. Rubriigi toob teieni Alexela. Muudame maailma. No Ants, härra Uustalu palus meil linnast kaasa võtta provianti, mida siis valmistama hakata ja ega siis ei saa ju niisama kuskil külma peal ka nagu teha süüa. Me peame ostma ka puid, et saaks lõkke püsti panna. Nii et ostame asjad valmis ja hakkame liikuma. Kokkamiseks valisime RMK Raplamaal asuva Loosalu lõkkekoha, kus on väliköögi võimalused olemas. Isegi WC ja mõnusad pingid, kus hiljem toitu nautida. Kes tahab rabas jalutada, võib astuda laudteele, mis algab sealt samast lõkkekoha juurest. Sellisel ajal nagu praegu tuleb välja, et ma elan rohkem metsas ja teen toitu metsas ja inimesed tahavad tulla metsa ja minu arust on nii tore, mina käin ju iga päev metsas. Aga mis teeb siis metsast tehtud toidu eriliseks? No vaata, vabas õhus ikka see toit maitseb paremini ja tegelikult tegemise mõttes on mul raske metsas toitu teha. Küll aga inimestel meeldib see emotsioon, see lõkkelõht, see lõkke praksumine. Millised on need põhiroad, mida siis inimesed armastavad vabas õhus süüa ja millised toidud on sellised, mis võib-olla üldse ei kõlbagi õuest valmistamiseks? No kindlasti võiksid olla toidud soojad, eriti sellisel aasta ajal nagu praegu, et võiks olla mingi soe tee või klõgi. Siin oli just aasta vahetus, kus joodi palju klõgi ja matkasupp on alati teretulnud ja midagi sellist lihalist, et ega siin porgandi peal ei ela siin metsas külmaga. Millised ülesanded sa mulle annad? Ma arvan, et sina kui linnamees pane üks lõkke põlema. Esimene roog oli puuhalul grillitud pardirinnafilee, köögiviljavarda ja lillkapsa kreemiga. Kuule, üks halg hakkab vist juba valmis saama, et selle peale kannataks juba tõsta. Siia juba kannatab tõsta ja siin peabki olema nagu nii-öelda, kui tuul peale puhub, siis ta läheb punaseks nagu lööts on. Et see on nüüd õige halg, mille peale seda koopasteiki teha ja tõstab nii, et meil on nagu nahk siis alla poole vastu seda puitu. Nii hea tekstuuriga, see rasva maitseb ja kerge suitsu maitse siia juurde selle alu pealt ja mulle küll väga meeldib. No, köögiviljad on väga hästi kukkunud välja. Meie maailmas ei kuku midagi välja, me teeme hästi. Ja, välja võid kukkuda lennukist. Ja lisaks sellele on meil veel külmutatud forell sooja wasabiga. See on tegelikult pärit Ikutskist, kus on kogu aeg -45 ja kõik kalad, mis kinni püütakse, on juba külmunud ja seda siis pakutakse külalistele külmunud peast, ehk siis löögatakse hästi õhuksed viilud ja tipitakse siis sinna sooja ja wasabi kastmesse. Kui inimene tuleb metsa kokkama, et millega ta peaks arvestama? Kuidas üldse metsas tuleks käituda? No kõik, mis tuuakse, tuleb ära viia. Ehk siis ma mõtlen, et prügid oleks kindlasti ära viia. Ei tohiks lärmata ja kui on lõkkekoht nagu siin praegu, siis kui meie siin süüa teeme ja keegi veel tuleb, on matkan näiteks 10 või 15 kilomeetrit, tahab ka süüa teha, siis me kindlasti peame talle anda ju võimaluse, et see lõkkekoht on köögi jaoks, mitte nagu ainult nende jaoks, kes esimesena jõuavad. Väljas on tore kokata ja kokkamine seltskonna tegevus ja väljas saab seda väga mõnusalt teha, nii et kõik, kes arvavad, et neil on kodus istumisest igav, siis minge õue, minge heas mõttes metsa, minge raba peale, minge nautige, sööge head toitu ja ilusat elu. Rubriigi toob teieni Alexela. Muudame maailma.